tere! Siis ka tõepoolest minu poolt ja aitäh ilusa tutvustuse eest. Ma tõepoolest olen kirikuloolane, tegelen siis aga erinevate teemadega, aga just 1920–30 aastad on olnud selline periood, millega ma olen siis nüüd juba siin paarikümne aasta jooksul niimoodi ka süvitsi tegelenud, ikka ja jälle selle juurde tagasi tulnud. Ja seetõttu, kui minu poole pöörduti ja paluti, et kas ma võiksin rääkida midagi Järva valla luteri kogudustest, siis esimese hooga ma mõtlesingi kohe selle omariikluse esimese perioodi peale, ehk siis 1920–30 aastate peale. Ja natukene siis rääkida nii nendest 5 kogudusest, kui ka siis panna see 5 koguduse elu sellisesse veidi laiemasse konteksti, et vaadata, et kuidas need kogudused siis välja paistavad Eesti kirikuelu raamis laiemalt. See on muidugi raske ülesanne, sellepärast et esiteks üldistusaste juba 5 koguduse puhul on võrdlemisi suur. Et lihtsam on ju alati vaadata ühte kogudust. No kui me need 5 kogudust vaatame, need on siis Ambla, Järva-Jaani, Järva-Peetri, Järva-Madise ja Koeru, siis küllap te teate hästi, et nad on omavahel olnud juba ka Eesti omariikluse eel vahetult ja tihedalt seotud. Nad mingis mõttes moodustavad ühtse terviku ja mis veel paremini seda ühtset tervikut iseloomustab kui see, et aegade jooksul keerulistes oludes on neid kogudusi kas teeninud üks vaimulik siis kahe kaupa. Või siis on need kogudused olnud üldse omavahel veel lähedasemas osaduses, ühenduses. No näiteks Ambla kogudus on olnud lühemat aega ühendatud Järva-Jaani kogudusega. 16.–17. sajandil oli 2 perioodi, kui Koeru oli Järva-Jaani abikirikuks ja 18. sajandi alguses oli 2 kogudusel ühine õpetaja. Pärast seda, kui siis Eestimaa oli katku poolt puhtaks rapitud. Tavaliselt seda laadi ühinemised ongi seotud õpetajate puudumisega. Samal põhjusel oli 18. sajandi alguses ühendatud ka Järva-Peetri kogudus Anna kogudusega. Ehk siis selline üks ruum, eks ole, üks kiriklik ruum, see siin on, ilmselt teie, kes te siin igapäevaselt toimetate, tajute seda ka küllap, et sellises ühes ruumis te toimetate ja toimetate te ju siin väga vanades ja auväärsetes kirikutes, eks ole. Et kirikutes, mis on ikkagi dateeritud sinna päris Eesti ristiusustamise algusaegadesse, juba 13.–14. sajandisse. Ja nende kirikute eest siis nii 19. sajandil kui ka 20. sajandil kandis reeglina siis hoolt kogudus. Kogudus või kohalik patroon. See tähendab seda, et kirikut siis juhatas toona kirikukonvent ja koguduse selline ülalpidamine ja majandamine toimus siis koguduse maaomanikest liikmete ühisel panusel ja siis kohaliku mõisniku panusel. Ja vaat sellesse nüüd toob siis muutuse Eesti omariiklus. Et natukene võib-olla kõigepealt sellest ajastu kontekstist, mis siis muutub sellest koguduse elus ja mis muutub kirikuelus laiemalt. Veel enne, kui 1918. aasta veebruaris sünnib Eesti Vabariik. Veel enne seda, 1917. aasta mais kogunevad Luteri Eesti kogudused Tartusse esimesele kirikukongressile. No, võib-olla natukene, et see panna sellisesse arvulisse raami, et mis see Luteri kirik siis toona endast kujutab. Et kui me praegu siin näeme, et luterlaste inimeste enesemääratlus on luterluse osas jäänud umbes kuskile sinna 10% kanti, siis 100 aasta eest määratles ennast luterlasena
meie Eesti elanikkonnast 78%. Ehk siis kujutage nüüd ette, eks ole, seda mastaapi, mis sellel organisatsioonil oli, tal oli kuskil seal 850 000 liiget, eks ole, tohutu suur organisatsioon ja see organisatsioon siis oma vaimulike ja koguduste esindajatega kogunes siis 1917. aastal, et arutada seda, et mil moel siis see kirik peaks nüüd pärast siis Venemaal alanud revolutsiooni, mis veebruari lõpus algas, mil moel see kirik peaks nüüd siis hakkama uutmoodi elama. Tegelikult ühe väga-väga pika protsessi tulemus, et see üldse sinnamaani 1917. aastal jõutakse, sest kirikut on tahetud reformida, sest eestlased, Eesti talupojad on tundnud tegelikult väga pikka aega, et nemad on koguduse elust jäänud kõrvale. Ja nüüd siis 1917. aastal on võimalus tuua need inimesed nii-öelda koguduse juurde tagasi, valitsemise juurde, koguduse juhtimise juurde. Eestlased on kogunud jõukust, nad on ühiskondlikult justkui nagu liikunud kogu aeg edasi, aga kiriku elus kaasa rääkida ei ole saanud. Ja 1917. aastal pannakse siis paika selline põhiline raam. Ja pannakse see raam paika nii, et kiriku usuelu alus või see tuum on kogudus. Mitte siis kirik ei ole nii-öelda ülevalt alla struktuuriga, vaid altpoolt üles. Inimesed koguduses on need, kes elavad usuelu ja inimesed koguduses siis ka ise peavad oma koguduse eest hoolt kandma. Ja toona on see ka täiesti loomulik ja mõistetav, sellepärast, et kui me vaatame siin neid kogudusi, siin neid 5 kogudust, siis me näeme, et need liikmete arvud, täiskasvanud liikmete omad jäävad sinna kuskile 2-4 tuhande vahele. Ühesõnaga, see on suur arv inimesi, kes siis saavad selle koguduse ülalpidamisega hakkama. Ja kirik siis määratletakse vaba rahvakirikuna, ehk siis vabakirikuna, see tähendab riigist lahutatud kirikuna, ta ei ole enam riigikirik, ta ei ole ka riigi ülalpidamisel kirik, ta ei ole ka riigi kuidagi moodi survele alluv kirik. Ja teisipidi siis rahvakirikuna, ehk siis Eesti rahvakirikuna. Ja sellele toetudes hakatakse siis ka üksikkoguduste korraldust reformima. Et kirik on, kiriku puhul seda küll sageli ei kasutata, seda mõistet demokraatlik, aga kiriku juhtimismudel on demokraatlik. See tähendab seda, et koguduse liikmed valivad koguduse nõukogu ja sellel nõukogul, kuna kogudus on, eks ole, kiriku elu kese, sellel nõukogul on võrdlemisi suur voli. Ja see tähendab seda, et see nõukogu peab kandma ka vastutust koguduse elu eest. Ja see võib kõlada küll sellise sõnakõlksuna, aga see ei ole tegelikult sugugi mitte lihtne ülesanne. Sellepärast, et see on esimest korda, kui eestlased saavad sellise vastutuse, et nad peavad ühe organisatsiooni eest, eks ole, siin kohaliku organisatsiooni eest hoolt kandma. See tähendab seda, et need muutused koguduse korralduses põhjustavad eriti 1920. aastatel ka üksjagu probleeme. Sellepärast, et kogemust lihtsalt napib. Inimestel ei ole kogemust, et kogudust majandada, inimestel ei ole kogemust, et kuidas moodi peaks nõukogu näiteks õpetajaga, koguduse õpetajaga suhtlema, milline see vahekord peaks olema. Varsti ma räägin teile siin paar sellist pikantset lugu, et kuidas moodi siis siin piirkonnas on need asjad olnud. Ja oluline selle juures on siis ka see kiriku ja riigi suhete nii-öelda selline palett laiemalt, et see kogudus justkui siis on küll vastutav, eks ole, aga tegelikult ta ju ikkagi asub, eks ole, Eesti Vabariigi sellises seadusandlikus raamis, eks ole. Ehk siis see selline suurem kiriku ja riigi suhete vahekord on samamoodi oluline ja sellega seoses tuleb rõhutada paari sellist keskset seadust ja muutust, mis kiriku elus toimub. Et kui me, eks ole, varem, enne siis Eesti omariiklust, eks ole, on see koguduse ülalpidamine siis selline maaomanike ja mõisnike privileeg, siis nüüd
keelatakse, Eesti Vabariik keelab seisuste kaotamise seadusega korjata sunduslikku maksu. Et kogudus ei tohi sunduslikku maksu oma liikmete käest koguda, kirik võib küsida liikmemaksu ja siduda selle siis liikmeks olemisega, aga sellist sunduslikku maaomandi alusel maksu, nagu varem oli võimalus olnud koguda, enam koguda ei tohi. Teine asi, mis selle seisuste kaotamise seadusega juhtub, on see, et kirikutelt või kogudustelt võetakse ära kõik koolid. Et kui seni on olnud kogudus tegelikult ka kooli ülalpidaja sageli ja koolid on olnud 19. sajandi lõpuni lausa koguduste järelevalve all, siis nüüd võetakse kogu koolisüsteem kohaliku omavalitsuse ja riigi alluvusse. Ehk siis haridus viiakse koguduste käest või koguduste alt ära. Ja sellega seoses ka siin kogudustes 1920. aastatel võetakse vastu terve rida toetavaid avaldusi usuõpetuse suhtes. Seoses sellega siis viiakse kooliprogrammist esialgu välja ka usuõpetus. Usuõpetust ei õpetata õppekava järgi enam üldse. See tähendab seda, et võetakse vastu 2 seadust, avalike algkoolide seadus ja avalike keskkoolide seadus ja nende raames, nende esimene paragrahv ütleb, et need koolid ehk siis avalikud keskkoolid, avalikud algkoolid on tasuta ja usuõpetuseta. Ehk siis usuõpetust ei pea koolid õpetama. See päädib sellega, et täpselt 100 aastat tagasi, 1923. aastal viiakse läbi Eestis esimene rahvahääletus ja usuõpetus viiakse vabatahtliku õppeainena kooliprogrammidesse tagasi. Usuline haridus on miski, mis jookseb niidina läbi ka nendest aruteludest, mida siinsetes koguduste nõukogudes peetakse. Kuidas moodi usulist haridust korraldada? Ma ütlen kohe etteruttavalt ära, et siinsed kogudused on seda meelt, et usuline haridus peaks olema konfessionaalne. See tähendab seda, et usuline haridus peaks olema lähtuma sellest, millisesse kogudusse lapsed kuuluvad. Kui nad on õigeusklikud, siis peaks see haridus olema õigeusulaadis, kui nad on luterlased, siis see haridus peaks olema luterlikus laadis. Tegelikult asi päris nii ei läinud, sest 1923. aasta rahvahääletuse tulemusena ja tagajärjel välja töötatud õppekavad, nende alusel muutus usuline haridus nii-öelda interkonfessionaalseks. See tähendab seda, et kristlus oli küll see nii-öelda selline läbiv joon, aga vaatamata sellele, et kristlus oli läbiv joon, siis ühe konfessiooni laadis siis seda sellist usulist haridust siiski ei pakutud. Nüüd lisaks siis usulisele haridusele ja liikmemaksule on veel 3. ja 4. oluline seadusepügal, mis ka siis koguduse elu mõjutavad. Kõigepealt siis maade küsimus, ehk siis 1919. aastal võetakse vastu maaseadus. See toimub siis Vabadussõja ajal ja Vabadussõja tingimustes on vaja anda siis sõjas olevatele meestele maad, eks ole. Ja kogudused, vaatamata sellele, et kogudused väidavad ja kogudused rõhutavad, et nemad ei ole olnud osa seisuslikust ühiskonnakorraldusest, peetakse neid siiski sarnaselt aadliga osaks seisuslikust ühiskonnast. Ja selle tagajärjeks, selleks nii-öelda siis kiriku seisuslikkuse tagajärjeks on siis see, et kirikud ja kogudused jäävad oma maadest ilma. Esialgu võetakse need maad maaseadusega päriselt kõik ära. Ja see tähendab seda automaatselt, et koguduse majandamine läheb hoopis teistsugustele alustele. Kui seni oli olnud koguduse õpetaja sisuliselt mõisapidaja. Tal oli olnud kirikumõis, mille keskus oli siis see nii-öelda pastoraadihoone, kirikumõisa hoone. Need kirikumõisad tavaliselt olid seal kuskil 150 hektarist kuni 300 hektarini, võrdlemisi suured, ja nad majandasid neid mõisasid siis vaimulikud ise. Mõnikord rentisid nad need mõisad välja, kui nad ei olnud ise põllupidaja tüüpi. Aga igal juhul andis see vaimulikule elatuse.
et ta sai elatise, ta sai sellest nii-öelda tasu. Lisaks siis sellele regulatiivmaksule sai ta siis millegi eest elada, eks ole. Ja vaimulikel tavaliselt olid ka suured perekonnad ja toona oli ju see vaimulik tavaliselt ka üks ainus, eks ole, pere ülalpidaja. Et nüüd siis see muutub, see tähendab seda, et kogudused tegelikult seisavad, need uued koguduste nõukogud seisavad siis vastamisi tõsiasjaga, et kuidas moodi me nüüd siis sellele vaimulikule palka maksame. Et kuidas moodi seda vaimulikku siis ülal pidada. 1920. aastate keskel küll tõsi antakse osamaadest tagasi. Iga ametikandja saab 25 hektari suuruse nii-öelda tüki tagasi. Kui koguduses on köster ja õpetaja, siis kogudus saab tagasi 50 hektarit. Ja umbes sellised need maalapid siis nendel Luteri kogudustel ka 1920. aastatel on. 1930. aastatel hakatakse nende äravõetud maade eest maksma kogudustele ka kompensatsiooni. Selleks siis on omaette selline valem, ka siinsed kogudused seda kompensatsiooni saavad, aga see on sisuliselt selline intresside pealt makstav kompensatsioon, mis tegelikult koguduse elu väga ei muuda. Ta on piisavalt väike selleks. Ja veel viimased kaks sellist olulist seadust, mis siis koguduse elu mõjutavad. Üks on matmispaikade seadus, see tähendab seda, et kui varem on kuulunud kõik matmispaigad ehk surnujad kogudustele, siis needki võetakse nüüd omavalitsuse kätte. See on ka tegelikult üks asi, mida kogudused ise on soovinud, sest selle vaba kiriku, selle nii-öelda omaette riigist sõltumatu kiriku tekkimise üks eeldus ongi see, et kogudused ja kirik ise tahavad saada vabaks või priiks avalikest ülesannetest. Ja sellega seotud on ka viimane selline oluline seadus, mis siis vastu võetakse, see on perekonnaseisuseadus. Praegu ka väga aktuaalne teema, eks ole. Et kõigepealt 1923. aastal võetakse vastu abieluseadus 100 aastat tagasi, millega siis tekib võimalus abiellu astuda ka lihtsalt ilmalikul teel, tsiviilkorras. Ja 1925. aastal siis perekonnaseisuseadus, millega siis kogudused vaimulikud säilitavad küll õiguse olla edasi perekonnaseisuametnikud ja erinevalt siis praegusest mitte toimetada ainult laulatusi, vaid toimetada kõiki perekonnaseisu asju. Aga nende kõrvale tekib siis, eks ole, selline ilmalik institutsioon, eks ole, nii-öelda perekonnaseisuameti laadne institutsioon ja kogudused annavad ka ühtlasi oma siis vanema arhiivi reeglina siis ära. Selle tõttu, et just, et perekonnaseisu asjad oleksid siis nüüd riigi käes. Nii et seegi on üks oluline asi, et ka siinsed koguduse vaimulikud kõik registreeritakse perekonnaseisuametnikuna ja see perekonnaseisuametnikuks olek on väga tõsine asi, sellepärast, et sa oled riigiametnik. Toonase määratluse järgi on vaimulikud riigiametnikud ja kui meil siin praegu Luteri kirik on, eks ole, olete lugenud meediast, kõik peatanud, eks ole, selle uute avalduste vastuvõtmise, siis ma võin teile paralleelina tuua, et 100 aastat tagasi ka Luteri kirik ei olnud rahul selle perekonnaseisuseadusega ja 1928. aastal ka peatas oma perekonnaseisuametnikuna nii-öelda toimimise. Miks? Sellepärast, et 100 aastat tagasi oli küsimus selles, et nii-öelda tsiviilkorras abielu sõlmivad ametnikud said riigi käest palka. Aga vaimulikud, kes tegid sama tööd, ei saanud palka. Ja kirik siis, kuna inimesed olid harjunud tegelikult käima jätkuvalt vaimuliku juures, sest enne 1926. aastat Eestis ei olnud selliseid asju nagu perekonnaseisuameteid või registreid, vaid kõik haldaski kirik. Kõik sünnid, surmad, kõik käis läbi kiriku. Ja inimesed olid edaspidi ka harjunud, eks ole. Nii olid ju sajandite vältel inimesed käinud vaimuliku juures, eks ole, oma sündisid ja surmasid registreerimas. Ja selle tõttu tegelikult üle poole toona kõikidest registreerimistest käis jätkuvalt läbi vaimulikuna. Ja vaimulikud ei olnud rahul, et nad ei saanud palka ja selles olukorras riik tuligi vastu tegelikult kirikule. Palka nad küll saama ei hakanud, aga nad liideti siis
sellise spetsiaalse pensionikassa külge. 1920-30 aastatel, nii nagu ei olnud enne perekonnaseisuametit, ei olnud ka sotsiaalhoolekandesüsteemi, nagu meil praegu on, ei olnud riigi pensionit ega midagi sellist, vaid organisatsioonid ise maksid inimestele pensionit. Ka Luteri kirikul oli selleks olemas nõnda nimetatud pajukikassa, kust siis maksti vaimulikele palka. Nüüd siis need perekonnaseisuametnikud, vaimulikud said nii-öelda riigi pensioni peale. Ja seegi oli tegelikult väga oluline asi, mis siis, et kahjuks suurem osa tegelikult nendest vaimulikest selle pensionini ei jõudnud, sellepärast et enne 1940. aastal Eesti Vabariik okupeeriti ja nõukogude ajal mõistagi sellist pensioni maksmist neile ei toimunud, vaid nõukogude aja vältel saidki vaimulikud siis pajukikassast enda pensionit. Et see pensioni arvamine ja sotsiaalhoolekandesüsteemi liitmine toimus tegelikult alles 1989-90. aastal. Alles siis siin meie nii-öelda uue ärkamisaja hakul. Nii, see on nüüd siis see kontekst. See on nüüd siis see kontekst, kuhu need kogudused asetsevad. Et kui me nüüd vaatame seda, näete te sealt ka, või on see liiga väike, et kui me nüüd vaatame seda, et milline siis see siinsete koguduste vaimulikkond on, milline on see nii-öelda kohalik maasool, et siis on näha, et see vaimulikkond tegelikult siis tuleb üle, võib öelda, suures osas varasemast perioodist. Ja vaimulikkond, nagu te näete, nende aastaarvude järgi on ametis väga pikka aega, sest toona on kombeks see, et vaimulikud, kui nad ühte kohta tööle lähevad, teenima kogudust lähevad, siis reeglina nad ka seal lõpetavad. Tõsi, on ka selliseid ambitsioonikamaid, kes lähevad siis nii-öelda paremasse ja jõukamasse kohta. Ja siin nende koguduste juures me tegelikult sellist seltskonda ei näe. Me näeme siis seda, et reeglina ja rõhuvas osas on tegemist saksa vaimulikega. Saksa vaimulikega. Olgu öeldud teile nii-öelda selliseks võrdluseks, et esimest korda 1920. aastal ületas eestlastest vaimulike arv saksa vaimulikkonna oma. Et tegelikult saksa vaimulikke toona Luteri kirikus oligi palju. Ja siingi siis saksa vaimulikud, tõsi, mitmed neist, näiteks Christoph Beermann tegelikult on eestlane. Et see saksa nimi, ärge sellest ka ennast päris segada laske, aga siin on, kas või näiteks Arnold Wickmann, või siis ka, ma vaatan ise ka siit, või siis ka Heinrich Rosenstein, kes tegelikult lähevad 39. aastal ära Eestist, eks ole, nad lähevad ümberasujatena ära Saksamaale. Et nad ongi need nii-öelda päriselt siis Balti-Saksa nii-öelda sugu vaimulikud. Sellele vaatamata rõhuvas osas kogudustes see üleminek toimub võrdlemisi ladusalt uuele ajale ja uuele korrale. Mingisuguseid rahvuslikke pingeid tegelikult kogudustes ette ei tule. Vähemalt minu allikaks olid siis nende koguduste toimikud, mis konsistooriumi arhiivis asuvad, vähemalt konsistooriumi ühtegi sellist suurt kaebust ei jõua. Ainsaks erandiks on siin Koeru kogudus. Kas mõni on Koerust ka? Väga hea. Koeru kogudus. Koerus on väga temperamentsed inimesed. Võib öelda, vähemalt mulje jääb selline, ja toona 100 aasta eest vähemalt on temperamentsed, et Koerus küll tekib kokkupõrge. Aga enne veel, kui ma selle Koeru juurde lähen, siis teine asi, mis siin veel silma torkab nende koguduste vaimulike puhul, mida te näete, on see, et siin toimub põlvkondade vahetus, eks ole, ja asemele tulevad siis reeglina Eesti õpetajad. Ehk siis selle 1920-30 aastate jooksul see saksa õpetajate juurdekasv on ikkagi oluliselt väiksem ja siiagi siis jõuavad Eesti vaimulikud. Aga nüüd siis see Koeru küsimus. Kõigepealt esimene tüli, mis tekib, on siis kohaliku õpetaja Adolf Halleri ja koguduse vahel.
Nimelt juba koguduse nõukogu valimise käigus selgub, et see valimine mitmel korral vaidlustatakse konsistooriumis, ei taha sujuda, sest kui on kogudus, eks ole, siis alati koguduses on mitmesuguseid hääli, eks ole. Alati on inimesed, kes hoiavad ühele poole, siis on inimesed, kes hoiavad teisele poole. Ja näib, et selline ühine joon koerus on, et õpetaja Haller on tugevalt vastumeelt. On ikka nagu nii tugevalt vastumeelt, et kui see koguduse nõukogu siis 1920. aastal ametisse saab, siis ta hakkab kõigepealt vähendama Halleri palka ja seejärel, kuna see kirikumõis veel on Halleri kasutuses, siis võtab nõukogu selle kirikumõisa enda kätte Halleri käest. Ja see on ausalt öeldes, selle perioodi jooksul mina ei ole sellist asja teiste koguduste juures näinud. Et nõukogu võtaks, ütleb, et me võtame selle kirikumõisa enda kätte ja võime õpetaja Hallerile selle uuesti välja üürida, aga hoopis teise hinna eest. Sest muidu on ju põhimõte olnud selles, et vaimulik ikkagi teenib selle, see on tema teenistus, eks ole. Aga nüüd hoopiski koguduse nõukogu tahab teenida selle pealt ja samal ajal, eks ole, vähendab siis õpetaja Halleri palka. Ja see rendileping lõpetataksegi. Et ta lõpetabki, koguduse nõukogu lõpetabki õpetaja Halleriga rendilepingu ja keeldub ka õpetaja Hallerile andmast koguduse maadelt maha võetud puudest tehtud siis küttepuid. Õpetaja Haller siis kirjutab konsistooriumisse, terve pikk kirjavahetus, kurdab, kuidas juba eelmisel talvel ta oli olnud pooleldi külmas, et kütta ei saa, puid ei anna kogudus, eks ole. Ühesõnaga, see näitab seda ülemineku raskust, eks ole, et kui antakse siis sellele kogudusele see voli, eks ole, oma koguduse elu korraldada, siis tulevad ilmselt esiplaanile mingisugused sellised pinged, mis on koguduses kuhjunud juba ilmselt aastate, kui mitte aastakümnete jooksul, sest õpetaja Haller, nagu te siit selle eelmise slaidi pealt näete, on ametis lausa 1893. aastast, eks ole. Et ta on väga-väga pikalt juba olnud ametis selleks ajaks, eks ole, siin see kõige alumine on koeru. Ja mis siis juhtub? Õpetaja Haller lahkubki. See koguduse ka vahekord läheb nii kehvaks, et ta ei jätkagi. Ja kogudus on muidugi selle tõttu ka omavahel tülis. Tavaliselt see tähendab kahjuks ka seda, et koguduse liikmed lähevad omavahel raksu, sest alati on neid, kes ikkagi on õpetaja poolel, alati on neid, kes on vastu. Nii et selline pinge tekib ja sellesse sekkub siis ka toonane Järva praost. Järva praost oli toona ja tegelikult väga pikalt, kuni 30 aastate lõpuni Kristof Peermann, ehk siis Järva Peetri õpetaja. Ja ütleb siis, kirjutab siis ka kirikuvalitsusse, et tegelikult pidi siis tulema õpetaja Halleri asemel Vändrast õpetaja Nuudi, kes oli ka tegelikult umbes sama vana vaimulik nagu õpetaja Hallergi, väga kogenud, Eesti päritolu. Aga kogudus pani sellelegi käe ette. Et ta oli käinud ja 1921. aastal siis ka üles astunud, aga ühes temaga oli koguduse ees veel 4 vaimuliku kandidaati. Ehk siis kõik tulid siia koguduse juurde ja nagu see tavaliselt toimus, ütlesid siis proovijutluse ühel pühapäeval ja siis koguduse nõukogu voli oli see vaimulik siis valida. Ja toonase korra järgi pidi siis see vaimulik saama 2/3 koguduse liikmete siis täiskogule tulnute enamuse. Ehk siis 2/3 täiskogu liikmetest pidi tema poolt hääletama. No, kui on 5 kandidaati, eks ole, ja koguduses on tülid, siis mõistagi õpetaja Nuudi seda 2/3 enamust ei saanud. Ja see siis pani Kristof Peermanni kirjutama kirikuvalitsusse, et tegelikult kas ei oleks üldse mõtet see kord üle vaadata, et vaimulikuks valimine võiks toimuda hoopiski lihthäälte enamusega.
et mitte ei peaks saama siis niivõrd ülekaalukat toetust. No läks ütleme nii aastaid enne, kui see üle vaadati, et esialgu ei muutunud siin küll mitte midagi. Nii et need 5 kandidaati siis said kõik üksjagu hääli ja õpetajat esialgu ei valitud. Kristof Peermann süüdistab siin jällegi kogudust ja koguduse nõukogu, ütleb, et suhted on meelega sassi aetud, et agiteeritakse üksteise vastu ja selles olukorras üksmeelt ei ole võimalik saavutada, et ühe õpetaja, potentsiaalse uue õpetaja selja taha tulla. Teist korda proovitakse nüüd ikkagi veel. Proovitakse veel ja siis saadakse endale siis noor vaimulik, keda te siin pildil ka näete. See on siis Hermann Johannes Ederberg, kes teenib siis kogudust järgmised 10 aastat. Ka praost ise tuleb sellele täiskogule ja ikkagi sõna otseses mõttes paneb jala maha, et need valimised ikkagi saaksid edukalt toimuda. Ja nii palju kogudusel oma endise õpetaja vastu siiski sellist armulikkust on, et 1923. aastal antakse siis õpetaja Hallerile koguduse poolt õpetaja emeerituse tiitel ja ühes sellega siis tegelikult antakse ka koguduse poolt väike pajuk ehk siis väike tasu. Nii et selle aja peale 23. aastaks on see viha siis lahtunud. Aga see ei ole sugugi mitte ainuke Koerus toimunud sekeldus. Koeru paistab siin, ütleme nii, et kirikuloolase jaoks on muidugi huvitav, eks ole, kui on mingi sekeldus, siis on tore uurida, aga koguduse jaoks muidugi valmistavad sellised sekeldused päris palju tüli ja järgmine sekeldus siis toimub või leiab aset 1920. aastate lõpul. See on seotud, siis ma lõikasin siit ka välja sellise artiklikese, et see on siis seotud Köstri valimisega. Et Köster oli siis vaimuliku abiline, ta ei olnud vaimulik, see tähendab seda, et Köstrid ei käinud tavaliselt ka ei kantslis ega altaris, vaid ausalt öeldes ma ei teagi, võib-olla keegi kunstiajaloolastest teab, kas siin selles kirikus on olnud kunagi Köstri kantslit, aga tegelikult Eestimaa kirikutes on olnud ka sellised spetsiaalsed Köstri kantslid, kus siis Köster jumalateenistust pidada sai, sellepärast, et tegelikult sageli just nimelt Köstrid neid jumalateenistusi pidasidki. Et koguduse vaimulikud võisid tulla mõnikord ainult jutlust ütlema ja lahkusid pärast seda, jah. Ja selle muidugi eeldus on ka see, et tegelikult kui praegusel hetkel jagatakse armulauda ju võrdlemisi sageli, siis toona oli armulaua jagamine tavaliselt suurematel kirikupühadel. Ja armulaual tuli korralikult kirja panna ja armulaual kirjapanemise käigus siis tuli ka vaimulikuga üks vestlus maha pidada, ehk siis see pidi olema selline nii-öelda puhta südamega tehtud asi. See armulaual käimine ja sellepärast tehti seda ka harvem. Et jutlus oli see toonase jumalateenistuse kese ja jutlus siis tõepoolest vaimulik ütlemas käis, aga võis siis lahkuda pärast seda. Igal juhul 1929. aastal siis selle Köstri ümber uus skandaal puhkeb, kus siis Arnold Viitmann, kohalik funktsionär siin Koerus, soovib saada köstriks ja koguduse nõukogu tegelikult pooldab seda. Aga õpetaja Ederbergile ei meeldi see teps mitte, sellepärast, et Arnold Viitmann on küll usin kaitseliitlane ja kõik muud aktiivne inimene, aga ta on ühtlasi ka poepidaja. Ja poepidajana korduvalt karistatud selle eest, et ta ei ole maksnud aktsiisimaksu, mis sisuliselt tegelikult tähendab seda, et ta lasi oma poes juua alkoholi. Ja selle pealt oleks ta siis pidanud maksma, eks ole, ja see siis jällegi kord, eks ole, ütleme nii, et koeru sellest suurest paksust kaustast umbes kolmandik on Viitmanni peale kulutatud, eks ole, et väga palju kirjavahetust, väga palju uurimist.
Ja lisaks sellele õpetaja Ederberg süüdistab teda ka valetamises. Nimelt köstrid on sageli ju ka organistid, eks ole, et kogudustel ei ole eraldi organiste, vaid köstrid võivad siis sageli ka orelit mängida. Ja Viitmanngi väidab, et tema on siis Toomkirikus teinud oreli mängija eksami. Selgub, et ei ole midagi. Ei ole ta mingit eksamit teinud, jäi valega vahele ja õpetaja Ederberg siis ütleb, et tema ei lepi sellega, et Viitmann köstriks saab. Lisaks sellele, kui asja hakatakse uurima, selgub, et Viitmann on ka kohaliku koeru malevkonna kassas teinud niimoodi, et sellest kassast ei ole õieti mitte midagi järele jäänud. Ühesõnaga, Viitmann on üks huvitav mees, aga sellele vaatamata koguduse nõukogu ei soovi Viitmannist lahti lasta. Ütleb, et las mees jätkab köstrina. Et ei ole midagi hullu. Ja selle tagajärjel ma näitan teile siin vahepeal ühte sellist värssi ka, mis ajalehes Järva Teatajas ilmus selle sama Viitmanni kohta, eks ole. Kuldköstrike koerus. Mu koeruke, mil jõuab köster sinule. Ju vara valimistega on teda püütud hankida, silm siiski otsitud ei näe, süüti üle kõrge mürgli mäe. Kuldköstrike. Küll tahvad mitu sinule, üks kaupes, oksjonites kiir ja Kaitseliidu kehv kassiir, see püüab läbi mürglite su juurde sooritada tee. Oi kantslike, kui palju vaeva sinule, ju kauge halli aja sees, su papilips olnud häda ees, see on siis viide ilmselt Hallerile, eks ole, kes ka ei sobinud, eks ole. Ja nüüdki ähvarduste tee, mil lõpeb hirmus oote tee. Ehk siis selline, see oli toonasel ajal omane, et sellises lustlikus laadis siis selliseid kokkupõrkeid või konflikte siis vaadeldi. Asi ise muidugi ei olnud sugugi mitte nii rõõmus, sellepärast et kuna koguduse nõukogu oli seda meelt, et köster peaks jätkama, siis tekkis jällegi kord tüli koguduse õpetaja ja koguduse nõukogu vahel. Ja õpetaja Ederbergi ei läinud sisuliselt selle koguduse õpetaja koha pealt vabatahtlikult, vaid seetõttu, et see tüli oli lihtsalt, ütleme nii, et 1920. aastate sündmuse kordus. Nii et esialgu ta 1931. aasta alguses teatab, et ta läheb Eestist ära tegelema teadustööga. 1930. aastal on koguduse nõukogu ka tema palka vähendanud, ehk siis selline selge signaal on antud, eks ole, ja 1931. aasta aprillis teatab siis Ederberg, et ta lahkub õpetaja ametist. Selle järel valib kogudus endale ametisse noore vaimuliku, eestlase. 1904. aastal sündinud August Pähn. Sellised tülid ju jõuavad igale poole, eks ole. August Pähn on ka ainus kandidaat, kes tahab koeru tulla. Nii et see on vähendanud seda soovi ikkagi oluliselt. Ja sedavõrd, et siis Pähn valitakse ka kohe esimesel katsel ära. Ja Pähnaga tegelikult on näha, et see olukord, kuidas stabiliseerub. Pähn on selline võrdlemisi rahuliku iseloomuga mees. Muidugi, eks ole, koguduse jaoks on ilmselt tähtis ka see, et ta on eestlane ja tuleb nii-öelda noore mehena ja tema parimad aastad siin, mitte siin, aga koerus siis mööduvadki. Et tema on siis koeru õpetaja ametis, lähme jälle tagasi siia selle slaidi juurde,
kuni 1941. aastani, siis liigub ta edasi Tallinnasse ja temast saab siis tegelikult 1945. aastal pärast seda, kui piiskop Johan Kõpp on 1944. aasta septembris Eestist lahkunud, kiriku juht. Mitte piiskop, aga kiriku hooldaja ja ta täidab seda ametit siis senikaua, kuni ta vahistatakse. Ehk siis tema saatus kirikujuhina on võrdlemisi traagiline, et ta vahistatakse. Tõsi küll, hukka ta ei saa, aga Eestist ära saadetakse küll, istub oma aja ära ja tuleb tagasi ja tegelikult teenib siis hiljem ka vaimulikuna. Nii et ka kiriku jaoks on tema roll laiemalt oluline. Siin nüüd veel koerust, et õpetaja Ederberg on ka koeru koguduse ajalugu uurinud, eks ole, siin vasakul te näete. Ja paremal on siis siin, palju kui sealt näha on, et keskel ongi õpetaja Pähn. Koeru koguduse laulukooriga 30. aastate alguses. Et kogudusel on oma laulukoor, mis kõneleb ka sellisest aktiivsest, eks ole, aktiivsest usuelustest, sugugi mitte kõikides kogudustes, muuseas koori ei ole. Aga koerus siis on. Nüüd siit edasi siis vaatame, olgu siis öeldud, et teiste kogudustega selliseid õpetajate ümber tiirlevaid jamasid ei olnud. Et sellepärast ei ole sellel ka põhjust peatuda, et see vahekord reeglina paistab olema võrdlemisi hea teistes kogudustes. Et koguduse majanduslikust olukorrast oli natukene, eks ole, juttu, et see, et regulatiivmaks lõpetati ära, ja see maade küsimus sellele vaatamata 1921. aastal siis praost Peermann ütleb, et ma tsiteerin, et head soovid jäävad ikka ainult soovideks, kui kiriku keskvõim sedavõrd kõveneb ja tugevamaks läheb, et tema üleüldise seaduse läbi kogu Eestis kiriku ülalpidamist kindlustab. Ehk siis see kõneleb sellest, et tegelikult kogudused on natuke hädas selle üleminekuperioodi jooksul ja see peegeldub ja paistab välja ka Järva praostkonnas ja ka nende 5 Järva valla koguduse puhul. Peermann ütleb, et kogudused on küll heatahtlikud, aga neil on võimatu maksude küsimust põhjalikult ja lõplikult arutada. Sellele vaatamata 1921. aastal tehakse siis keskselt nii need 5 kogudust, aga ülejäänud Järva praostkonna kogudused teevad ettepaneku, et koguduse vaimulikule makstaks siis fikseeritud palka. Ehk siis praost Peermann teeb ettepaneku, et õpetaja saaks siis nii-öelda kindla fikseeritud palga, köster kindla fikseeritud palga ja ka kirikumees kindla fikseeritud tasu ja see arvutatakse jätkuvalt rukkis. Ehk siis tegelikult ka regulatiivmaksu maaomanike käest oli küsitud rukkis, ehk nad pidid andma teatud koguse rukkist ja õpetaja siis nii-öelda realiseeris selle rukki, nii et õpetaja peab saama siis 600, köster 300 ja kirikumees 100 puuda rukist aastas. Mis on selline nii-öelda siis see kokkulepe, eks ole, ühiskondlik või kiriklik kokkulepe. Ja samal ajal, mis siis koguduste juures silma hakkab, on see, et kogudused tahavad selle liikmemaksu küsimise tõttu, et nüüd hakkavad kuna regulatiivi enam ei maksta, et siis iga koguduse liige peaks saama endale liikmekaardi ja peaks olema konkreetne fikseeritud liikmemaks, et siis kogudused koosneksid ikkagi nendest liikmetest, kes tõepoolest liikmemaksu maksavad. Ja see, ütleme niimoodi, et on ühtpidi küll väga üllas eesmärk, aga teisipidi asetab ka siinsed 5 kogudust väga raskesse seisu. Kui vaadata näiteks sedasama Järva-Jaanit siin, et siis Järva-Jaani kogudusel on 1922. aasta mai seisuga 4046 liiget.
ei tea, palju praegu. Ja ei üldse. 400. Ja sellest 4046 on liikmekaardi 1921. aasta jooksul välja võtnud 1354. Ehk siis seal kuskil 3-40% vahel. Mis näitab ka seda liikmeannetajate arvu, eks ole. Mis tegelikult muuseas on tegelikult isegi võrdlemisi hea tulemus. Sest kui vaadata üle Eesti seda statistikat, siis tavaliselt on liikmeannetajate arv koguduse liikmete arvust, niimoodi keskelt läbi, kuskil veerand. Nii et siin nendes Järvamaa kogudustes, ja Järva-Jaani ei ole siin erandlik, on ta isegi pisut kõrgem. Aga sellele vaatamata muidugi kogudus maadleb, mitte ainult Järva-Jaani, vaid ka teised kogudused maadlevad sellega, et kuidas moodi neid inimesi siis tuua, et nad need liikmekaardid välja võtaksid. Sellepärast, et erinevalt Soomest, Rootsist, Saksamaast riik maksukogumisega ei tegele. Seal siiamaani inimene, kui teie saate palka, eks ole, siis teil on teie tulumaksu deklaratsioonis on väike linnuke, mis te teete, et läheb kirikule ka maks. Eestis ei ole seda mitte kunagi niimoodi olnud. Kogudused ise peavad seda maksu koguma ja te võite aru saada, eks ole, et kogudustel on seda oluliselt keerulisem teha kui riigil. Et kui riik seda teeks, siis oleks see maksukogumise määr ilmselt seal 90 või kõrgem protsenti, eks ole. Aga koguduste enda puhul siis jääb ta kuskile sinna kolmandiku kanti. Ma pean juba kiirustama. Ja nagu te näete, siis vaatamata sellele, et kogudused maadlevad sellise majandusliku toimetulekuga. Vaatamata sellele suudetakse ette võtta 1920-30 aastatel päris tublisti neid siseremonte, et seest kõpitsetakse kirikut. Päris tublisti, et Koeru vist ongi ainus, kus remonti ei tehta, ja Koerus, eks ole, saate aru, eks ole, keerulised olud, eks ole. Ilmselt seetõttu see asi ongi. Järva-Jaaniga on ka nüüd selline lugu, et kuna Järva-Jaanis, lähme jälle tagasi selle vaimulike slaidi juurde, et kuna Järva-Jaanis on õpetaja Rosenstein, eks ole, kuni 39. aastani, siis üldine reegel on nende koguduste puhul, et kui kogudusõpetaja on ikka hirmus pikalt ametis, siis tavaliselt see remont tehakse seal kuskil algusotsas ära, nagu te näete siin Järva-Jaanist 1906, eks ole, ja siis selle peal siis on, eks ole, elatud ka 1920-30 aastatel. Ja siis ma panin siia ka ühe pildi sellest, et kuidas siis 1935. aastal on siis uus nõukogu valimine Amblas ja ühtlasi kirik saab elektri. Et Ambla kiriku elektri sissepaneku puhul toimunud jumalateenistuse laululeht on see siis, mida te siis näete. Ma jätan nüüd selle majandusliku teema, ehkki tegelikult sellest võiks rääkida veel, et tegelikult vaatamata sellele, et ka siinsed kogudused tahtsid seda liikmemaksu fikseerituna võtta, siis tegelikult läks enne tükk aega, kui selle fikseeritud liikmemaksuni ainult jõuti. Kogudused pöördusid 1920. aastatel tegelikult tagasi selle regulatiivi juurde, sest kogudused nägid, et nii on tegelikult võimalik lihtsalt rohkem raha saada. Ja siingi neis kogudustes hakkab silma see, et regulatiiv on ikkagi see, mis kogudust kannab. Näiteks 1925. aastal Ambla kogudus on ilusasti öelnud seal nõukogu, et põld on ikka kandvam jõud koguduse elus. Ja selle tõttu võivad põllupidajad kiriku heaks ka enam kohustusi saada. Ehk siis ikkagi tekib selline hierarhia, võiks öelda, et need, kes on maata, need maksavad vähem kui need, kellel on maad või vara rohkem, eks ole. Tegelikult seaduse järgi seda teha ei tohi, aga kogudused võtavad selle otsuse siiski vastu ja sisuliselt elavad siis 1930. aastate keskpaigani niimoodi. Kui Eesti riigi toel tekib siis esimest korda võimalus ka sundtäite korras nõuda liikmemaksusid välja.
Ja juba ainuüksi see, et riik sellise asja sanktsioneerib, et ta lubab seda, kasvatab seda nii-öelda maksulaekumist. Et tavaliselt kogudused seda teed ei lähe, et nüüd kuidagi sunniviisiliselt hakkavad neid maksusid nõudma. Ka siin piirkonnas mitte, aga juba ainuüksi see, et inimesed teavad, et selline sundus on olemas, eks ole. Siis see juba motiveerib. Ütleme niimoodi liikmemaksu rohkem maksta. Siis üks põhimõte, mis veel siinsete koguduste puhul väga teravalt esile tuleb, on see, et kogudused pooldavad territoriaalse printsiibi säilimist. Ehk siis tegelikult juba algkristlikust ajast alates on kirik toiminud nii, et ühe koguduse vaimulikul ei ole teise koguduse juurde asja. Ja samamoodi tegelikult ka piiskopide puhul, et ühe kiriku piiskopil ei ole teise kiriku piiskopi juurde asja. See väljendub ka tänapäeval, see väljendub ka lihtsates elementides, eks ole, et kui meil siin Luteri kiriku peapiiskop Urmas Viilma läheb kuskile teise kirikusse, siis tema oma saua näiteks tavaliselt kaasa ei võta. Sau on ikkagi, eks ole, see valitsemise tunnus, aga kui ta siia tuleb, eks ole, siis tal on sau käes. Et sellised lihtsad märgid ka tegelikult ütlevad seda, et kui sa lähed teisele territooriumile, siis sa oled seal külaline. Eks. Ja kogudused samamoodi siis soovivad, ja see on tegelikult selle tõttu, et nendes koguduste kaustades on päris palju kirikutähtede väljanõudmist, eeskätt just siis nende inimeste poolt, kes tahavad minna ära Tallinnasse. Sest see tõmbekeskus juba toona näib olevat Tallinn. Et siis Tallinna poole. Ja et kuidas moodi siis see koguduse liikmelisus formeerub, sest et sajandeid tegelikult oli olnud see umbes nii, et inimene sündis ja suri samas koguduses. Seda liikumist oli oluliselt vähem. Aga nüüd see liikumine toimub ja tänaseks on see ju kadunud sisuliselt, eks ole. Et Järva-Jaani koguduse liige võib olla ka inimene, kes elab Tallinnas tegelikult, eks ole. Sellist printsiipi enam ei ole. Aga toona tahetakse sellest väga rangelt kinni hoida. Ka sellepärast, et on ka siin Järva-Jaani koguduses on näiteid selle kohta, kuidas inimesed tahavad Tallinna kogudusse minna, kes tegelikult elavad jätkuvalt siin. Näiteks, mitu juhtumit on Nõmmega seoses. Inimesed nähtavasti on soetanud endale mingi kinnisvara sinna ja pendeldavad kahe koha vahel, sellised jõukamad inimesed, ja tahavad siis Nõmmele ennast ümber kirjutada, Nõmme kogudusse, Nõmme rahukogudusse. Ja siinne kogudus ajab sõrad vastu. Ütleb, et ei. Et kuna see territoriaalne printsiip on oluline, siis tegelikult peaks jääma sisse siia see inimene. Aga sellele vaatamata tegelikult, kui me vaatame seda koguduste statistika poolt, siis me näeme, et kõik näitajad langevad. Kõik näitajad langevad. Eelkõige langeb armulaualiste arv. Et kui vaadata neid 5 kogudust nüüd et siis 1920. aastate alguses sünnid ja surmad on üldiselt nullis või isegi plussis, aga 1920. aastate algul 5 koguduse peale kokku ligi 2000 inimese võrra jääb armulaualisi vähemaks. Ja see langus on tegelikult järjepidev. Ja armulauliste arvu järgi tavaliselt loetakse ka siis sellist aktiivset koguduse liikmeskonda. Ehk siis, et kui palju on neid aktiivseid koguduse liikmeid. Kiriku seadustik näeb ette, et armulaul peab vähemalt korra aastas käima, toonane kiriku seadustik, eks ole. Aga see arv siis väheneb. Sellel on ka muidugi üks praktiline põhjus, toonane armulaud tasuline. Erinevalt praegusest, eks ole. Et armulaua eest küsitakse raha. Ja ka see raha maksmine, eks ole, ei pruugi inimestel olla vastuvõetav. Asi lihtsalt on nimelt selles, et enne Eesti omariiklust see armulaual käimine toimus tavaliselt nii-öelda poolsunniviisiliselt. Et sa olid kirikuga lihtsalt sedavõrd seotud, et kui sa tahtsid näiteks kuskile mingisse ametisse või mõni ikka siit piirkonnast ju ka näiteks jõudis ülikooli, siis sul oli vaja kogudusõpetaja käest tunnistust. Ja kui sa armulal käinud ei olnud, mis tunnistust sa siis saad, eks ole, omada, eks ole. Et sa olid nii-öelda käest jalust seotud, aga nüüd see kaob ära ja sellise juba esimese vabaduse puhangu ajal siis on näha, et see protsent langeb ja
ja langeb päris tublisti. Ja langeb ka 1920 aastate lõpus edasi ja tegelikult kui vaadata kogu kiriku statistikat, siis ta isegi langeb natuke rohkem kui mujal. Et seegi võib-olla väärib esile toomist. Et mujal, kui vaadata 1920 aastate algust ja 30 aastate lõppu, siis laias laastus umbes kolmandiku võrra langevad nii ristimised, leeritamised kui ka armulaul käimine. Seda tuleb pidada siis tegelikult Eesti ühiskonna sekulariseerumise näitajaks, ega mis ta muud näitab, eks ole, tegelikult. Et see sekulariseerumine Eesti ühiskonnas algab tegelikult juba enne nõukogude aega, et see ei ole ainult siis nõukogude aja küsimus ja noh, siin tõepoolest ka koguduse vaimulikud, näiteks Järva Peetrist noppisin ma üles sellise tsitaadi, et kurvaks nähtuseks on, et noored leeriõpetusele võõraks jäävad, tundub, et kirik kriisi põeb. Ehk siis kogudused ka tajuvad seda väga selgelt, et midagi on lahti. 1930. aastatel toimub siin ka väike muutus, ehk siis kõigepealt kogudused muutuvad aktiivsemaks. Tuleb peale uus Eesti-aegne generatsioon, muutuvad aktiivsemaks. Ja teine asi on see, et sellised kogukondlikud ettevõtmised on miski, mis võiks öelda, et saavad selliseks loomulikuks osaks. Et siin te näete nüüd Järva Madise ühte laulatust, et ka laulatus on midagi, mis ikkagi siirderiitusena siis inimesi kogudusega seob, aga siin on selline vähe moodsam pilt Järva Madisel. See on siis päris 40. aasta, kus siis leerilapsed kõnnivad. Siin on ka auto, eks ole, ka moodne asi. Ja tavaliselt selline protsessioon kuulus siis sellise leeri õnnistamise juurde. Ja toona oli siis väga rangelt ka paika pandud see, et kuidasmoodi siis leerilapsed riides käivad. Et praegu võib siin näha veidi suuremat variatiivsust, aga toona tõepoolest oli see leeris käimine jätkuvalt, vaatamata sellele, et ta vähenes, ikkagi täiskasvanuks saamise osa. Ja kogukonna kohta ma siin noppisin ka paar asja, et siin on nüüd selline laulupäeva traditsioon, Amblas 1932. aastal ja seal on ka Ambla Vabaduse ausammas, Ambla keelkonna oma. Et see laulupäevade traditsioon ka kohalikul tasandil on midagi, mis tegelikult toob kiriku kogukonna keskele, sest need laulupäevad, ma seda kava teile siia ei hakanud panema, aga see on selline brošüür, kus on ka kava, need laulupäevad algavad kõik koraaliga. Ja nad on sellised pooleldi vaimulikud laulupäevad. Et see laulupäevade traditsioon kohalikul tasandil on midagi, mis siis kannab. Sest et siingi see kontekst on oluline, et 1928 aastal esimest korda siis toimub laulupidu, suur laulupidu, kus vaimulikke laule enam ei ole. Et see on ka selline, jällegi üks selline sekulariseerumise näide, eks ole, Eesti ühiskonnas, et vaimulikud laulud siis jäävad kõrvale, jäävad välja ja selle tulemusena sünnib selline kiriklik nähtus nagu vaimulikude laulupäevade traditsioon. Aga kohalikul tasandil jäävad siis ka need erinevad laulupäevad siiski kogudusega seotuks ja koguduse õpetaja tavaliselt siis ka toona ütleb laulupäeva alguses palve. Ja paar pilti veel siin siis lõpetuseks. Ma saan aru, et ma pean lõpetama, seal lugupeetud muusikud juba rahutult kõnnivad. Millega siis hakatakse tegelema 1930. aastatel veel? Et tekib selline omaette nähtus nagu praostkonna päevade traditsioon. Ma ei tea, kuidas teil tänapäeval on, kas te selliseid asju peate, aga toona siis 30 aastate lõpus praostkonna päevad, mis tähendab siis sisuliselt seda, et praostkonna kogudused tulevad kokku ja koguduste liikmed tulevad kokku ja sisuliselt see üritus siin, eks ole, mingis formaadis. Ja samamoodi siis ka vaimulikud hakkavad koos käima praostkonna vaimulike selline kogunemine. Et see on midagi, mis siis justkui neid kogukondi natukene rohkem seob ja natukene rohkem ka aktiviseerib. See on seal 36. 7. aastal neid arutelusid peetakse ja need esimesed sellised üritused ka toimuvad.
Ja teine asi on see, et hakatakse spetsiaalselt tegelema lastega. Et see laste töö asi, siin te näete siis, eks ole, Uue Testamendiga pühapäevakooli lapsi, et hakatakse korraldama siis ka siinsetes kogudustes laste jumalateenistusi. Et see on täiesti uus asi 1930. aastatel, sest varem ei ole justkui pidanud seda tegema. Sest kool on olnud nii tihedalt seotud, eks ole, kirikuga, aga nüüd enam siis mitte. Ja selle tõttu siis hakatakse seda lastetööd aktiviseerima. Ja üks huvitav pilt veel viimaks, mille ma leidsin, mida ma ei ole kuskilt ka mujalt leidnud, et toona peeti ka kuldleeri pühi. Ausalt, minu jaoks tuli see üllatusena. Sellepärast, et mina teadsin, et kuldleeri pühade pidamine on tegelikult uuem traditsioon. Aga nagu te näete, et seal siis need Ambla koguduse kuldleeri inimesed on. Aitäh!